Paar nädalat tagasi külastasime remondifirma mehi, nad olid ette võtnud ühe suurema töö ja päris põnev on nüüd vaadata, kuidas neil korteri remont läinud on. Palju tehtud on, palju veel minna on? No mõned päevad tuli tööd juurde, kuna elektriteemad ikkagi võtsime väga süviti ette, et nüüd on ikkagi täiesti uus kaabeldus kõiges selles osas ja uued kilbid ja märgistus ja kõik nii edasi. Et see on nüüd tehtud, nüüd käibki siin veel katsed, et kõik pesad ilusti töötavad ja siis läheb lõppviimistlus peale. Ma saan aru, tegelikult seal teisel lust on ka maja korteriperemees ise olemas, et ta kaamerate küll ei tahtnud tulla, aga kuidas tema tagasi on? Temaga on kõik väga tore, et heade inimestega on alati lihtne suhelda. Aga näiteks siin praegu köögis, et mis on põrandadel juba pandud, mis te siia maha panite? Siia läks maha nüüd siuke asi nagu LVT, et see on siuke, kuidas ma ütlen siis, nagu laminaadi ja linoleumi siukene ristsugutis äkki või? Mõnesti väga viisakas öelda. Ja selles mõttes, et see on siis, ma saan, et see kööki hästi sobib, et isegi kui seal mingi vesi maha läheb või midagi, siis kõik on nagu vinks-vonks on ju? Et ta on siuke asi, et ta on nagu, ta näeb välja nagu laminaat on ju, samamoodi klikiga paigaldad on ju, või parkett, eks. Et ei ole kiirelt läheb kokku, aga tal on see lugu, et siin ei ole üldse mingisugust MDF-i või mingit puukiude, mitte midagi sees ei ole, et ongi siuke kummjas. Et seda võib panna täitsa niiskesse ruumi, et on ka niisugused, mille tagumine osa siis on nagu niiskus kindlamm, et ta sulgeb veel ära põrandast ka niiskust. Et on isegi võimalik täitsa nagu pesuruumidesse panna, kus pesemine ei toimu siis põranda peal, vaid näiteks dušis või duši nurgas. Mis te siin vannitoa nurgas olete teinud, kus maal olete? No kui eelmine kord käisite, siis olid veel need metallistud, mis tuleb välja, et nende nimi on majakas. Ehk siis majakad olid seina pandud ja toimus siis seinte tasandamine. Et tänaseks on nüüd peale kantud hüdroisolatsioon, ehk siis veetõke, mis siis seinte ja plaadi vahele jääb. Et see nüüd kuivab ja niipea kui see kuiv on, siis saab hakata plaate laduma. Kuhu nurka mingi asi siin tuleb, kuidas see planeeritud on? Nüüd on nii, et dušinurk jääb siis sinna paremasse nurka, siis siia seina taha tulevad kuivati ja pesumasin ja valamu ja siis natuke mööblit ja kogu moos. Ja teisel pool seina tuleb tualett? Ja, et kui vannituba läheb siis üleni plaati põrand sein, et vetsul läheb siis LVT läheb põrandale, et jätkub siis nii-öelda koridor, see kõik läheb vetsu üle. Ja seinad tulevad lihtsalt värvituna, et kuna on eraldi ruumid, et siis pole mõtet seda plaatimist sinna otseselt teha, et saab nagu teistsuguse viimistluse lahendada. Millal siis sisse saab? Mitu päeva läheb? No nüüd tulevad jah, rumalalt need jaanid peale, et eesmärk on ikkagi see juunikuuga ära lõpetada, et siin mõned päevad on veel tööpäev jäänud. Et selles tempos hetkel toimetame. 6 kuud on seda tormilist 2020 meil olnud, et ega vist sulle ka päris seikusirkas olnud remondimeestega? No aasta on juba poole aastast, juba mitme aasta töö ära teinud, et ei ole nagu midagi öelda, et päris pulli algus on olnud jah. Aga eks siin raskuseid igasuguseid, aga tööd on tõesti erinevaid tehtud, et täpselt see, mida me pakume, inimesed meid leiavad. Parasjagu ütleme siin on siis lõpusirge nii-öelda, viimistlustööd. Siis täna eile algasid õigemini siin samas Viimsis ühe paarismaja siis täielik siseviimistlus ja välist fassaadi värvimine. Samaaegselt on üks köök laiali kistud Mustamäel, kus on vaja ette valmistada ja nüüd hakkab lasteaia rühmaruumi remont, 2 vannituba paralleelselt, poolest juulist üks korter kesklinnas ja jooksvalt niimoodi läheb, et meil on ikkagi niisugused pikad tööd on täna nagu septembri alguses. Aga mahub, tellimusi jõuate vastu võtta? Jaa, et jällegi, et kui on ressurssi, et siis alati teeme, et pisikesi sutsakaid sobitame vahele, et mehed on sellega treenitud selleks, et teevad pikka tööd, aga siis nädalas 1-2 päeva on neil niisugused 2-3 tundi sutsakad vahele, et saame ka operatiivseid asju lahendatud. Aga mis teil kui remondifirma meestel praegu kõige rohkem raskus valmistab? Raskusi valmistab meeste leidmine. Lausa nii? Ja, et ikka tüüpilised asjad, et lubatakse kohale tulla ja kohale ei tulda ja nii ta läheb. Küll siis tuli jälle kuskilt parem pakkumine ja 2 päeva enne, kui on kokku lepitud, tuleb mingisugune hästi tühi kiri. Et seda, ütleme, sellises remondi ehitusvaldkonnas on suhteliselt tüüpiline kahjuks. Aga eriti just mingi töö peale spetsmeest? No plaatijat otsime juba väga tükk aega, et on mingisuguseid mehi olnud, aga head plaatijat tundub, et Eestis vist vaba meest ei ole hetkel. No küll leiate selle hea plaatija ka, aga nüüd te tahate ka endale äkki kodus midagi teha, nokitseda, aga samal ajal tahate hoovis päikest nautida. Remondifirma mehed, kuidas ühendust võtta? Nagu ikka, telefon või e-kiri, et telefon on meil 451210 ja meiliaadress on info@remondifirma.ee. Võib kodulehelt ka siis päringu vormi kaudu saata, et tuleb samale aadressile.